väga hea meel ringmajanduse konverentsil kutsuda teid võrgustikupõhisesse omavalitsusse. Seda Järva vald ongi. Millest me üldsegi räägime? Kui me lähme Järva valla Põhjaserva, Albu ja Ambla kanti ja hakkame sõitma Tallinnasse, siis Tallinna kesklinnas oleme me vähem kui tunniga. Kui me lähme Järva valla Lõunaserva, Imavere kanti ja sõidame Tartu kesklinna, siis Tartu kesklinnas oleme me vähem kui tunniga. Aga kui me sõidame Järva valla Põhjaservast Lõunaserva, siis meil läheb natukene rohkem kui tund. Ehk me räägime pindalalt teist ühest suuremast omavalitsusest, rahvaarvult sellisest kuldsest keskteest. Meil on veidi vähem kui 9000 inimest ja mõned nädalad tagasi tähistas Järva vald oma 5. sünnipäeva. Tänavune eelarve on 26 miljonit eurot, seda siis koos investeerimis- ja finantseerimistegevusega, põhitegevuse kulud sinna 16 miljoni euro kanti. Miks mina siin täna olen? Sellepärast, et kuigi arendusinimene ju ei ole see keskkonnainimene, aga arendusinimene üldiselt peab vaatama kõige selle peale, mis tendentsid on maailmas, kuhu suunas me liigume ja ka võib-olla ajaloos sellepärast, et nendest 7 ühinenud kohaliku omavalitsuse puhul mul on õnnestunud olla 2 vallavanem. Aga millest me täna üldse ei räägi? Kui te olete Järva vallas ja satute Vargamäele, kui te tahate suusatama minna, siis kõige lihtsam koht Tallinna kesklinnast alustades on Valgehabusemäe suusa- ja puhkekeskus. Meil on Eesti Piimendusmuuseum, kui te sõidate nüüd uhket 4-realist, mis ei ole veel päris 4-realine, jõuate Imaverre, siis Eesti kõige suurem maanteäärne restoran Tikupoiss on samuti Järva vallas. Või kui te satute Järva valla keskele Järva-Jaani, siis satute te tõelisesse muuseumite paradiisi, kus muuseumid kokku saab lugeda 10. Aga tagasi tulles sellele Järva valla kaardile, et miks me oleme nii eripärased, 7 ühinenud kohalikku omavalitsust ja meil puudub selline traditsiooniline keskustagamaa süsteem. Et kui te võtaksite sama rahvaarvuga omavalitsused Eestis, siis tavaliselt selle rahvaarvu peale on paar kooli. Meil on neid peaaegu 10, on paar lasteaeda tavaliselt, meil on neid pea 10, meil on hetkel 15 raamatukogu ja lisaks veel mööda valda vuramas raamatukogu buss. Meil on 3 suuremat keskust, kus elanike arv on sinna 1000 ligi ja 5 väiksemat keskust, kus me avalikke teenuseid ülal peame hoidma ja ka hoiame, siis eelkõige endiste vallakeskuste näol. Kui vaadata kohalike omavalitsuste ülesandeid tervikuna ja mõelda sellele, et mis on see ringmajandus sealt, siis lugesin KOKS-i, kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. Ma saan aru, et sellel KOKS-il hakkab varsti tulema uus redaktsioon. Ma jään nüüd täiesti vastuse võlgu, kas seal on sees selline uhke sõna nagu ringmajandus. Aga võtsin välja sealt kõik see, mis puudutab hariduselu korraldamist ja teenuste pakkumist ja leidsin, et omavalitsuse ülesanne on korraldada siis oma territooriumil elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust, heakorda, jäätmehooldust ja ruumilist planeerimist. Ehk siis minu jaoks need märksõnad, mida võiks siis ringmajanduse alla panna. Aga haridusteema ju tervikuna, et meil kas või neid lapsi, kes meil täna siin mitu korda seinal on olnud, vaadates mõelda, et see tegelikult ju algab sealt päris algusest.
Me uuendasime sellel aastal Järva valla arengukava. Eelmine arengukava oli 2018. aastal tehtud ja selle uuendamise protsessis me saime aru, et meie väga heal arengukaval ei ole väga olulisi sõnu, ehk me ei räägi sõnagi rohepöördest, kliimakavadest, ringmajandusest, sest aastal 2018 neid mõisteid meie seas nii palju ei olnudki. Ja tegelikult me oleme oma arengukava üles ehitanud ikkagi väga konkreetselt strateegilistel eesmärkidel. Järva valla arengukaval tervikuna puudub selline traditsiooniline tegevuskava, et nüüd aastal 2027 me renoveerime selle koolimaja, ma ei tea, küttesüsteemi. Sellist lauset meie arengukavast ei näe, vaid ikkagi me anname seal arengukavas strateegilised eesmärgid ja iga-aastaselt me siis koostame tegevuskava vallavalitsuse töödokumendina, mida me siis ka seirame ja mille tulemustest me volikogule ka aru anname. Ja arengukava koostamise protsessis meil olid mitmed arenguseminarid, kus tegelikult see rohepöörde, energiasäästu, kliimateemad oli väga tugevalt sisse. Ja me tegelikult, ütlen ausalt, ei osanud sellega mitte midagi pihta hakata, sest meil oligi see, et paneme sisse ringmajandus. Ja siis tekkiski see küsimus, aga mida see meie jaoks tähendab? Ja ma ütlen teile ausalt, et me panime selle ringmajanduse sisse ja kirjutasimegi seda, et me arendustegevuste puhul lähtume rohepöörde ja ringmajanduste põhimõtetest. Aga mulle tundub, et selleks ajaks aastaks 2030, kui see arengukava periood lõpeb, ma loodan, et me selleks ajaks oleme suutnud ära mõtestada, mida see lause päriselt ka tähendab. Tänavu sai vastu võetud ka Järva valla uus jäätmehoolduse eeskiri, kus siis põhimõttena on sisse kirjutatud see, et tekkinud jäätmeid tuleb võimaluse korral eelistatult korduskasutuseks ette valmistada, ringlusse võtta või siis taaskasutada. Järva valla üldplaneering on volikogus vastu võetud, hetkel avalikustamise periood läbi ja avalikud arutelud järgmisel nädalal tulemas. Ka üldplaneeringus see on olnud päris mitmeaastane protsess ja ringmajanduse teemat, et kui see nagu läksin seletuskirja ja panin control find ja üritasin leida sealt midagi ringmajandusest, siis ei leidnud. Aga mõttena just see energiasäästu ja kulude optimeerimine sees on. Ja me ühiselt maakonnas siis 3 omavalitsusega, Türi valla ja Paide linnaga koos teeme hetkel Järvamaa energia- ja kliimakava ja oleme siis vallas algatanud ka tuuleparkide eriplaneeringu. See tuuleparkide eriplaneering ei hõlma kogu valda ja kogu valla territooriumi. Kuskil, see on 2 ala, kokku 600 ruutkilomeetrit ehk siis umbes circa pool vallast, ehk siis võimalusel leida need alad, kus tuuleparke rajada võiks. Ma ei tea, kui palju siin on kohaliku omavalitsuse inimesi, aga ma ise näen oma osakonnas, kus on ka ehitusinimesed, et ega nendel on see lõputu selline päikesepaneelide ja see teema, ja ka tuuleparkide teema, et tuleb ja läheb ja neid huvilisi nagu kuidagi ajas on hästi palju ja seetõttu ka see tuuleparkide eriplaneering ilmselt meie jaoks mingisugused lahendused toob. Ma tahaksin nüüd korra minna tagasi oma ettekande pealkirja juurde, kus ma rääkisin Margamäe Andrese talupojatarkusest, ja ligniinist asfaldist, et tegelikult ühtepidi ma tunnetangi seda, et see ringmajandus kui selline on ju maainimese sees
see vajaduspõhisus, säästlikkus on olnud ju sajandeid sees. Ja teistpidi see on see uus, huvitav, vajalik teema, millega peab igapäevaselt tegelema. Aga mida me siis lisaks nendele ametlikele dokumentidele veel teinud oleme? Me oleme teinud ridamisi uuringuid, mis õnneks ei ole jäänud uuringuks uuringu pärast, vaid mida me oleme siis ikkagi võtnud kasutusele ja võtnud lauda, et 2019 Cumuluse abiga valmis Järva vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamise analüüs ja tegelikult tõi see väga selgelt välja meie optimeerimisvajadused. Meie optimeerimisvajadused või plaanid, et meil võiks need olla kultuurikorralduses, raamatukogunduses, alushariduses, üldhariduses, liigse kinnisvaraga asulates ja vallavalitsuse teenuste andmisel üleüldiselt. Ja kui see 2019 uuringut aluseks võtta, siis ja võtta kõiki vallahooneid, siis aastal 2019 oleks nende renoveerimine maksma läinud 29 miljonit eurot. Et valla eelarve 26 miljonit, põhitegevuse kulud 16 miljonit tänavuse aasta näitel. Ma arvan, et hetkel see 29 miljonit ehitusturu hindasid arvestades võib-olla 2 korrutada. Mis see tähendab? See tähendab seda, et me mitte kunagi ei jõuaks sinna olukorda, et me hooned, vallale kuuluvad hooned oleksid korras, aga nad lihtsalt amortiseeruvad kiiremini, kui me jõuame neid reaalselt korda teha. Ja me oleme, kui sellest mitte just ainult kinnisvarast rääkida, me oleme teinud ümberkorraldusi kultuuritegevuses, viinud osad kultuurikeskused ühtse juhtimise alla. Me oleme teinud ümberkorraldusi raamatukogunduses. Meil on üks ühine Järva valla raamatukogu. Meil on Järva valla sporditöökeskus, mis koondab siis kõiki vallas asuvaid võimlaid näiteks ja spordihooneid ja Järva valla noorsootöökeskus, kus all on siis kõik 8 noortekeskust ja 1 noortetuba. Ja tegelikult me oleme teinud, võiks öelda, et selliseid samme, mis on eelkõige seotud juhtimisega, aga samas ka neid samme, mis on konkreetselt kinnisvaraga seotud. Te võib-olla nüüd vahepeal mõtlete, et aga kuidas see ringmajandusega seotud on. Ongi see meie lähenemine sellele ringmajandusele, see on see kestlikkus, säästlikkus ja vajaduspõhisus. Ma toon teile ühe näite. Aravete keskkooli hoone on Aravete keskuses, kus on circa 800 elanikku, kui võtta siis sinna need ümberkaudsed külad ka, ütleme niimoodi, et see mõjupiirkond selline 1600 elanikku. Aravete keskkooli hoone on 3 osast koosnev. Vana osa, selline 100-vanune koolihoone, uus osa, ehitatud 1980 ja veel uuem osa, jutumärkides 1987 ehitatud võimla. Hoone pind kokku siis 3 osast circa 4000 ruutu. Siiamaani oli see keskkooli hoone siis kasutusel Aravete keskkooli õpilaste hüvanguks ja siis spordihoonena. Mida me oleme viimastel aastatel teinud? Renoveerinud ühe osa niimoodi, et sinna tuli vallateeninduskeskus. Selle nimel küll
Albu valla, siis endise Albu vallamaja läks kohaliku külaseltsi kasutusse, Järva-Madise külaselts, et kui te satute sinna Vargamäe Andresemaale, siis minge vaadake, kui ägedaid asju üks külaselts teeb. Me tõime sinna hoonesse perearstikeskuse, ehk meil on 2 perearsti oma nimistutega seal. Tõime raamatukogu. Meil on ajutisel pinnal seal lasteaed. Miks ma ütlen ajutisel pinnal? Seetõttu, et me oleme saanud riigilt rahastuse uue Aravete lasteaia hoone ehitamiseks. Vana on kohe lammutatud. Me praeguste ehitusturu tingimustes otsime ise oma eelarvest ja ka mujalt lahendusi, kuidas see projekt päriselt ellu viia. Sest kui eelmisel kevadel seda projekti esitades oli eelarvestatud ehitushind 2,4 miljonit eurot, siis hetkel ta on 4,4 miljonit eurot. Ja see 2 miljonit on ikka kuskilt väga valus võtta. Ja me oleme mõelnud ka sellele, et meil on vallal üks muuseum, Aravete külamuuseum, et tuua fondihoidlana Aravete külamuuseumi varad selle sama hoone keldrikorrusele. Ehk siis see on see näide, kuidas me seda hoonet oleme üritanud tihendada ja teha mõistlikuks ja ka mugavaks. Mul on endal perearst Järva vallas Peetris ja kui ma lähen näiteks perearsti juurde, siis mul on võimatu minna sinna niimoodi, et ma ei käi Peetri raamatukogust läbi. Sest raamatukogu lugemissaal on siis pandud suurde foyeesse, kus läheb ka perearst juuks. Nii et ka üks näide. Mis puudutab veel energiasäästu, siis meil on hetkel 4 projekti, mis me oleme saanud rahastust CO2-st, siis, et hooneid renoveerida. Me loodame need järgmisel aastal ellu viia ja siis tahaks uutele hoonetele rahastust küsida. Ja mis puudutab veel energiasäästlikke hooneid, siis eelmisel kevadel valmis Imavere üürimaja, mis oli siis esimene kortermaja Järvamaal, kui mitte üldse terves Eestis, mis siis Eesti või taasiseseisvunud Eestis ehitatud. Ja Imavere üürimaja ka siis ligi nullenergia hoone. Ühe näitena veel ühest allasutusest Koeru kultuurimaja, kes väga selgelt on sellist, ma arvan, et nad ei ole kunagi seda, mida nad teevad, nimetanud ringmajanduseks, aga minu arust see, mida nad teevad, ongi nagu ringmajanduse kõige parem näide, mida üks kohaliku omavalitsuse allasutus teha saab. Nendel on olnud pikka aega kuulutused, nad aeg-ajalt viskavad oma Facebooki üles, aga tegelikult kui sa lähed kultuurimajja, siis on see nende seinal ka, et paku meile oma vanu asju. See hakkas sellest pihta, et nagu igal pool mujalgi, siis ka meie kandis igasugused need hoovikohvikud, kodukohvikud, ise kohvikute pidamine muutus hästi populaarseks ja nad said aru, et nad ei taha seda teha papist ja plastist asjades. Ja nad said aru ka seda, et ei ole mõtet kultuurimajale lihtsalt kultuurimaja eelarvest osta hunnikutes nõusid. Ja nad on tegelikult kõik need nõud küla pealt kokku korjanud. Samamoodi on nad kokku korjanud oma erinevateks näidenditeks, etendusteks vaja minevad riietused. Kultuurimaja foyees on raamatuvahetusriiul, kus siis igaüks võib minna oma raamatukastiga. Kui südame kõva hoida, siis sealt mitte raamatukastiga ka tagasi tulla, aga see võimalus on nagu kogu aeg olemas. Ja nad on teinud ka kapituulutusmüüke.
andnud siis kohalikule kogukonnale kasutada oma saali, pannud valmis oma stanged ja öelnud välja need kuupäevad, et nüüd on kapituulutusmüük ja need on ka sellised väga ägedad üritused. Aga mis on nende kõige ägedam, on see julge pealehakkamine ja siin ka tegelikult slaidil kultuurimaja juhataja Eva Linna saatis mulle selle kirjavahetuse, et nad lugesid lihtsalt Postimehest, et üks Tallinna hotell läheb remonti ja otsisid kontaktid välja, kirjutasid, et me lugesime lehest, et te lähete remonti, me tahaks teada, et kas te saate meile midagi anda. Ja tegelikult see hotell vastaski paari päeva pärast, et tulge see päev, see kell ja kõik, mis seal nagu saadaval on, kõike võite võtta. Ja tegelikult siin parempoolsel pildil, kus lapsed on lugemistunnis, kõik see mööbel on ja need lambid on kokku korjatud sellest remonti minevast hotellist. Ilmselt oleks kogu Devar lõpetanud ei tea kus, aga meie oleme seda suurepäraselt saanud ära kasutada. Siis, mis puudutab veel uuringuid, siis me oleme üritanud olla sellised eesrindlikud ja kui ma sellel talvel enne tööle minekut rahus kodus kohvi jõin, siis ma lugesin Päevalehest artiklit, et Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuurikeskus hakkab vanu hooneid, neid nõukaaegseid tüüpe elamuhooneid uurima, et nad otsivad siis seda kohta, kus seda uuringut läbi viia ja kuna meil oli 2006 kuni 2008 viis Vabaõhumuuseum Esna ja Kareda aladel oma uuringut läbi, siis meil oli see kogemus olemas nendega ja me kohe kirjutasime, et meie tahame olla see omavalitsus, kuhu te tulete neid hooneid uurima. Ja nad käisidki suvel välitöödel, inventeerisid ligi 100 maaelamut. Lisaks siis nendele nõukaaegsetele tüüphoonetele ka vana taluarhitektuuri. Ja läbi selle anname me siis oma panuse sellele suurele Life IP Buildesti renoveerimismaratonile, et me võime siis kunagi öelda, et kui aastaks 2050 me oleme võtnud ju ühiselt eesmärgiks, et meie töökohad ja kodud on targalt renoveeritud, siis me oleme läbi selle uuringu andnud oma panuse. Meil on riidekonteinerid, aga see on näide sellest, et kui äriettevõte ei saa, siis kohalik omavalitsus peab saama. Et äriettevõte pani meile riidekonteinerid püsti, need olid meil kuskil, ma arvan, et alla poole aasta, kui nad teatasid, et see läheb neile liiga kalliks maksma. Ja lõpuks selle liiga kalli asja, mis on tegelikult väga suurepärane asi, maksame meie edaspidi välja. Meil on lepatriinu ribad. See tegelikult see pilt näeb märksa ilusam välja kui see Rakvere Raipe pilt siin. Aga see oli selle aastane esimene katsetus ja ühtepidi see lepatriinu ribade rajamine oli nagu selline tohutu meediaprojekt. Ühtepidi me saime nagu, et mis asja, miks siit ei ole niidetud, on ju? Ja teistpidi, et jumal tänatud, te tulite mõistusele. Et eks eestlane ei ole ju maailmameister ainult kiikingus ja naise kandmises, muruniitmises samamoodi. Et me vähemalt Järva vallas oleme üritamas seda nagu tagasi tõmmata. Ja seda, kuidas teenuseid koha peale tuua, selleks kõige suurepärasemaks näiteks meil on raamatukogu Buss Krõõt. Et mitte kellelgi peale Tallinna ja Katariina Jee ei ole midagi sellist vastu panna. Aga ega me alati targad ei ole ja vahel lõpetab elu meid ise. Tõin ühe näite, võtsime valitsuse istungi märtsist 2019 ja panin siia kirja, et
kui kokku osales 5 vallavalitsuse liiget, vallasekretär ja 9 ametnikku, siis nad sõitsid sinna koha peale kokku Amblasse Järva-Jaanist, Koerust, Koigist, Imaverest, Aravetalt. Et meeletu sõit. Ajaliselt kestis koosolek 40 minutit. Nüüd on meil kõik vallavalitsuse istungid kolinud Teamsi ja ma arvan, et igaüks võib legende rääkida. Me enamasti teeme seda muidugi kontoris töölaua tagant, aga me oleme vallavalitsuse istungitel, ma arvan, kes autoroolist, kes kus iganes osalenud. Ja ennast kiites muidugi me oleme esimene omavalitsus Eestis, kes võttis kasutusele oma äppi. Aga ringmajandusest ei ole mõtet rääkida kohaliku omavalitsuse ülesannet pidi, vaid kohaliku omavalitsuse ettevõtluskeskkonna loojana on see alus. Järvamaa on olnud sajandeid ja kuigi meil on Järvamaalt tervikuna lehmi rohkem kui inimesi, et meil on 2018 statistika 31 300 lehma ja veidi alla 30 000 inimese. Kusjuures Järvamaa lehmad toodavad ligi tonni piima rohkem kui Eesti lehmad tervikuna. See tuleb sellest juba, et meie mullad on väga-väga viljakad. Aga seda, kuidas me seda lehmadest kõike ülejäänud ära kasutame, ega me seda väga ei ole teinud. Meil Aravete biometaani tootmisjaamast, mis aastast 2008 on juba Aravete keskkasulale andnud sooja. Ja kui te sõidate Tallinnas või Tartus gaasibussiga, siis mõelge järgmine kord, need gaasibussid liiguvad ainult sellepärast, et lehmad Järvamaal peeretavad. Et siis kas Oisu või Aravete toodetud biometaanist sõidavad nii Tallinna kui Tartu bussid. Ja Aravete biometaani tootmisjaam eelmisel aastal tootis 13 midagi gigavatt-tundi elektrienergiat ja üle 2 gigavatt-tunni soojusenergiat, mis läks siis Aravete asula soojendamiseks. Pealkiri ehk läheb elust tarvis on võetud minu 86-aastaselt vanaemalt. Ja see on ka näide sellest, et tegelikult on see ringmajanduse talupojatarkus meie sees kogu aeg olnud. Ja kui ma mõtlen vanaema peale, siis ta tarbib ikkagi oluliselt vähem kui mina. Ja tal on oluliselt parem oskus asju korduv kasutada, taaskäidelda kui minul. Aga ühe ettevõtte edulugu võib saada mitme ettevõtte edulooks. Termoareena lugu on lugu sellest, kuidas Koigi vanas kartulihoidlas hakati 10 aastat tagasi tootma termotöödelt puitu. See hoone siin illustreerimiseks sobib väga hästi tänase konverentsiga, sest see on Norra suurim puidust büroohoone, mis on toodetud siis Järva vallas Koigis toodetud materjalist. Ja nad toodavad seda termopuitu, eksportivad üle 30 riigi üle maailma, aga mis saab jääkidest? Üks ettevõtja aastaid New Yorgis elanud puussepp tuli tagasi kodukanti ja hakkas sellest jäägist tegema termotöödeldud lillekaste, maasikapeenraid. Üks ettevõte võttis veel väiksemad jäägid ja tegi oma ettevõtte, mis kasutab termotöödeldud küünlatahti oma küünaldes. Ja näiteks rakiküünlad on ka selles suhtes, neid toodetakse Koerus, et väga ringselt mõtlev küünal, et kui küünal on ära põletatud, siis klaas, mille sees ta on, saab pesumassinasse panna ja seda lõputult kordub kasutada. Aga üks näide sellest omavalitsus kui ettevõtluskeskkonna rajaja
Imavere piirkond tervikuna võiks öelda, et on Eesti suurim puiduklaster. Meil on seal Stora Enso Imavere saeveski, mis on Baltikumi suurim saekaater. Meil on Graanul Investi pelletitehas ja Fibenol. Fibenoli katsetehas ja mis toodab või katsetehasest päriselt hakkab järgmisel aastal tööle, aga toodab siis uue põlvkonna suhkroid ja ligniini. Ja kus seda ligniini kasutada? Pilt on siis tehtud mõned nädalad tagasi seal samas katsetehase õuel, kus nad siis vineeritööstuse jääkidest toodetud ligniinist Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste abiga siis selles asfaldis bituumeni osaliselt ligniiniga asendasid ja panidki asfaldi maha. Et see on suurepärane näide sellest, et kui omavalitsus annab võimaluse ettevõtetele oma keskkonnas toimetada, siis sealt võib tulla väga suuri asju, mis kogu maailma muudavad. Ja me oleme andnud ka välja projekteerimistingimused rägatiku loomsete saaduste kõrvaltöötlemise tehasele. See on siis tehas, mis ei põleta jäätmeid, vaid kuumtöötleb neid niimoodi, et neid sellest siis edasi saaks biogaasi toota. Ja mul ei jää lõpetuseks midagi muud öelda, kui et tulge meile külla. Kui minu eelmistest vihjetest veel vähe ei olnud, siis kohe jaanuari lõpus on Eesti kirjanduse pidunädal, suve keskel Järva valla kirikute päevad ja septembri teisel nädalavahetusel Järva valla muuseumi tee. Aitäh! Aitäh, Triin! Tuli küsimus ka. Väga spetsiifiline. Ohoo! Ma tegelikult nägin saalis vallavanemat, et ma saan siis delegeerida, kui väga spetsiifiliseks läheb. Ja siin seoses kinnisvaraga ja lasteaiaga seoses, et Aravetel on gümnaasiumi osas kuuldavasti väga vähe õpilasi ja on kinni minemas, et kas pole mõeldud, et ehitaks uut lasteaeda, vaid muudaks mõned kooliruumid hoopis sobivaks? Ajutiselt ongi ju kooliruumil. Ma pidin andma sulle, jah. Et ajutiselt ju lasteaed ongi kooliruumides. Meil on küll tegelikult mõte selles, et kui see ajutine pind vabaneb ja uus lasteaed valmis saab, siis koliks sinna näiteks noortekeskus. Aga kinnisvara teemadel üleüldiselt, et ma täna lugesin, et tuleb uuesti see üürimajade programm, et me tahaks ju teile kõikidele öelda, et tulge maale elama, aga me tegelikult kogu aeg tegeleme sellega, et kuhu siis inimestel tulla oleks, et ühtepidi tunduks, et nagu maal ruumi on, aga ma arvan, et kui te praegu KV või mis iganes kinnisvaraportaali lahti teeks, et ega te sealt Järva vallast nüüd tohutult ei leia midagi. Et see on ka see, millega tegelikult omavalitsus me oleme väga tõsiselt tegelenud, et vaadata lisaks sellele, ma küll rääkisin just nendest hoonetest, kus me pakume mingisuguseid teenuseid, aga meil on, ma ei tea, mingisuguseid elumaju, mingisuguseid kortereid, mingisuguseid alevite või aleviku või alevi keskel siis alasid, kus oleks näiteks mõistlik ühe pereelamuid ehitada, et sellele küsimusele, et kas, ma tulen su küsimuse juurde tagasi, et kas see lasteaed võiks sinna jääda. Ühtepidi võiks, aga teistpidi ma arvan, et sinna hoonesse, olemasolevasse hoonesse mahub ka veel piisavalt palju veel teisi avalikke teenuseid ja miks ainult linnalastel peavad olema uued lasteaiad, et võiks ikka maalastel ka olla. Ja ma küsin veel enda poolt lõpetuseks, et kas
kui ma mõtlen, elanikkonna arv peaaegu 9000, väga palju ruumi selles mõttes, et mis alla 10 inimese ruutkilomeetri kohta võrreldes Eesti keskmisega oli vist 30 kuskil, nii et 3 korda hõredamalt eestlasi. Kas kinnisvara selles mõttes, kui me mõtleme, et ise ju üleval pidada, kas erasektor elu huvitatud üürile võtmisest, teie loote hea peremelikud üüritingimused ja siis erasektor tuleb ja teeb ja te muudate, ma arvan, et siin mingid majanduskulud kohe mõtleks, et okei, sul on liabilities ja assets, see on, et sul nagu varasid on, aga nad ei tooda mingid tulusid, et äkki keeraks selle ümber ja nad hakkaks hoopis tulusid tootma, mitte et nad ei amortiseeruks. No ja seal on ka erinevaid koostöökohti, kas või nendel hoonetel on väga palju katuseid, kuhu saaks väga palju päikesepaneele panna, näitena. Aga eks see turutõrka teema on see, mis maal tekib. Ehk siis kas või see Imavere üürimaja näitel, et tegelikult kui me seda projektitaotlust esitasime, me kogu aeg otsisime ka tollane määrus andis võimaluse, et kui see taotluse esitamise hetkel leiad selle partneri, kes on sul nagu osaliselt nõus seda rahastama. Me ei leidnud, me leidsime selle hiljem ja siis tegelikult tehti meile väga selgeks, et määruses on ju niimoodi kirjas. Et see turutõrka teema on see, miks erasektor võib-olla nii lihtsalt ei tule maale. Selge. Aga kõikide ägedate ideedega võib ikkagi meie poole pöörduda, küll me leiame lahendused. Kuule, aga suured tänud sulle, Triin, väga inspireeriva ja mõnusa ettekande eest. Et suured tänud, aplaus Triinule ka. Ja sulle, Triin.